Äsja pidi Eesti suurim e-sigareti müüja Nicorex ära hävitama 135 000 euro väärtuses e-sigareti vedelike pudeleid. Kuigi vedelikud vastavad kohe jõustuvale Euroopa tubakadirektiivi nõuetele, ei vastanud pakendid nõuetele. Täna me käisime Eesti Keskkonnateenused jäätmekäitluskeskuses enda tooteid hävitamas, kuna uus seadus jõustub 20. mail, õigemini ülemineku aeg lõpeb ja osad meie pakendid siis enam ei vasta nõuetele. Hävitati 19 000 pudelit turuväärtuses siis täna 135 000 eurot. Päris kurb oli vaadata, kui see kõik tänased purustest läbi läks, aga seadus on seadus. Kindlalt me tahtsime seda, et need vedelikud, mis siis ei vasta nõuetele, et ei jõuaks mustale turule. Meil küll oli plaanis, et äkki jagaks need kellegi laiali ja annaks need kellegi ära, aga samas siis oleks 19 000 pudelit täna turul, ei vasta nõuetele ja see oleks potentsiaalne oht saaturuks. 20. mail muutub palju. Näiteks tohib müüa ainult selliseid e-sigarette, mille aurustid on üsna väikesed, maksimaalselt 2 milliliitrit. Samuti ei tohi müüa vedelikke, kus pakenditel ei ole hoiatusi peal. Kõikidel pakenditel peab olema hoiatus. See toode sisaldab nikotiini, mis on kergesti sõltuvust tekitav aine. Ja lisaks veel hunnik muid nõudeid. Siin sees peab olema ka infoleht, kasutusjuhend. 20. maiks peavad kõik vedelikud läbima laboratoorsed analüüsid, mis on siis ette andnud Euroopa Liit, et vedelike kvaliteet turul ühtlustuks, et ei saaks müüa enam suvalisi garaaži vedelikke, mille koostist tegelikult ei tea ja tegelikult tänaseks on selgunud, et need tooted on väga ebakvaliteetsed. Võrreldes näiteks Nicorexiga osadel toodetel mingite mürkide sisaldus on 400 korda suurem. Iga kord, kui riik tuleb välja uue seisukohaga, siis ettevõtja ei ole kahju kannatama. Me oleme endal 2 korda teinud kõik pakendid ümber. Seekord nüüd reaalselt peame ka neid hävitama. Eks see on ettevõtjale kahju. Kõige drastilisem oli muidugi see, et ülemineku aeg anti suhteliselt vähe. Vedelike säilitustähtaeg on 2 aastat, ülemineku aeg oli aasta ja tegelikult vedelikud, mis me täna ära hävitasime, olid korras. Need olid analüüsid läbinud, neid võib ja tohib kasutada, aga pakendid ei vasta nõuetele ja kõikide toodete ümberpakendamine ja siltide vahetus lihtsalt on ebamõistlik ja kulud on niivõrd suured, et seekord tuli lihtsalt ära kasutada. Kõige selle juures on ka midagi head. Üldiselt peetakse e-sigarette suitsetamisest märkimisväärselt vähem ohtlikeks ja nüüd on ka vedelikud range kontrolli all. Tervise seisukohalt on see 20. mai väga hea kuupäev, sellepärast et tarbijad, reaalselt inimesed, kes täna tarbivad e-sigarette, saavad olla kindlad, et uued vedelikud, millel on hoiatussildid peal ja vastavad kõikidele nõuetele, on testitud, kontrollitud ja ohutud.